number 4 Jevgeni Kissurin ja number 8 Sergei Grishajev. Põhiturniiril kohtusid Kalev ja Spartak 2 korral ja mõlemal korral jäi peale Kalev. Esimene kord 109-88, teisel korral vaid 1 punktiga 85-84. Aga need mängud põhiturniiril ei tähenda midagi. Finaalis tuleb saavutada 2 võitu, et oma paremus maksma panna ja Nõukogude Liidu parimaks meeskonnaks tulla. Pavenko avab tänase kohtumise skoori. Leningradi meeskonna üks eeliseid on nende suur pikkus, küll aga samal ajal ei ole veel meestel eriti kogemusi, sest et paljude sünniaasta on 1969, 70, 71 ja isegi 72. Küll aga meeskonna 12 mehe keskmine pikkus on täpselt 2 meetrit ja vaid väljakul olev Jevgeni Pašutin number 7 on 1,88 sentimeetrit pikk. Esimese vea teeb Sergei Pavenko. Tänased kohtunikud on rahvusvahelise kategooria kohtunik Boris Sarikov Koomelist ja üleliidulise kategooria kohtunik Roman Rõžik Kiievist. Teine isiklik viga Sergei Pavenkole. Teine mänguminut on käimas. Pašutin teeb esimese tabava 3 punkti viske leningradlaste kasuks 4-3 Kalevile. Sokk, Kuusmaa. Viktor Žarkov tõstab esmakordselt tänases kohtumises käe. Viga oli tehtud pärast viset ja sellepärast jätkavad kalelased ka küljeaudist. Sokk. Šetinin, Žarkov. Šetinin. Ja lauast Metstak. Jackson. Nõukogude Liidu korvpallis ei ole olnud ka sellist juhus, et maameistriks oleks tulnud Ameerika kodanik. Selline võimalus on nüüd olemas, kui George Jackson Kalevi koosseisus tõesti Nõukogude Liidu meistriks tuleb. Sergei Pavenkolt teine korv, Jevgeni Kissurin teeb oma esimese vea. 6-3 on Kalev juhtimas ja 7-3 Sergei Pavenko vabaviskes. Šetinin, Grishajev. Ja lauas saavad kalelased praegu hästi palli kätte. Lauavõitlus võib täna väga palju otsustada. Metstak. Esimene viga Gennadi Šetininile, Kondrašinilt esimene minutiline vaheaeg. Margus Metstak praegu momendil meeskonna suurim korvikütt 9 punktiga. 30-36. 2 minutit 45 sekundit poole lõpuni. Hartšenkov. Šetinin. Ja Karavajev lööb hästi palli ära. Sokk. Kaheksa punktiga Tiit Sokult ja jällegi on Kalev 8 punktiga ka juhtima läinud. 2 minutit 15 sekundit jääb esimest poolaega mängida. Šetinin, Grishajev.
38-32. 2 minutit poole lõpuni. Nagel, Taravajev, Nagel. Tore kombinatsioon Taravajevi ja Nageli vahel. Ja jällegi 8 punktiga Kalev ees. Panov. Spartak jätkab rünnakut. Enne aga võtab Salumets 2 minutilise vaheaja. Ütleti meile ka toimetusse, et kui kalevlased tõesti eesmärgini jõuavad, siis asutused ja ettevõtted hakanud ka välja panema neile eriauhindu. Aga asi tuleb ju veel ikkagi lõpuni võidelda. 40-34 on tablool. Sokk. Meisterlikult mängib Tiit Sokk tänasel korvi all. Žarkov. Ja viimane minut esimest poolega käimas. Grishajev, Žarkov. Pehka teeb vea. See on tal teine. No näiteks Sputnik ja Virone reisibürood on 2 Kalevi resultatiivsemale mehele. Praegusel seisus on need Kuusmaa ja Sokk välja pannud puhketuusikud Singapuri Malaisiasse koos abikaasadega. Ühisehitusfirma Mark Group annab meeskonnale 10 000 marka võidu puhul. Ja eks neid võib-olla tuleb veel juurdegi, nii et on mille eest võidelda. 35-42 Hartšenkovi vaba viskes. – 45 sekundit esimese poole lõpuni. Sokk. Karavajev. Jõulisemalt oleks pidanud mängima seal all. Grishajev. Issurin, Pašutin. 20 sekundit jääb veel mängida, aga 10 sekundit Spartakil palli hoidmisaega. Grishajev. Issurin. Kas saavad veel viskele? Ja Pašutin viskab peale, ei taba, aga nüüd kõlab poolaja vile ja 42-36 on esimese poolaja võitnud Kalev. 3 punktiga on Kalev 5 minutit enne mängu lõppu juhtimas. Närvilised 5 minutit, mis võivad kesta, mine tea veel kui kaua. Asjad ta läks praegu Kuusma seda viset tegema. Issurin 4. viga. Väljakule tuuakse jällegi Grishajev ja ka Žarkov. Kes siis ära tulevad? Maltsev tuleb ära ja üks peaks veel tulema, sest praegu on isegi 7 Spartaklast korraga väljakul. Issurin tuleb ära. Keegi peab veel tulema. Ivanov ka. Nii et isegi 3 meest korraga vahetas Spartak. Tiit Sokk 71-68, Tiidu arvel nendest 19 punkti 20. 72-68. Kohtunikud hoiatavad Pabenkot ja Grishajevi, et ärge trügige omavahel. 21 punkti Tiit Sokult, Kalevil 5-punktiline eduseis. 4 minutit ja 40 sekundit enne mängu lõppu. Jällegi Žarkov. Keerutab ja keerutab, seekord aga jääb pall rõnga ja korvilaua vahele kinni ja selle tagajärjel tuleb hüppepall. Number 11 peab ära tulema, Žarkov.
Kissuurin tuleb uuesti väljakule, nii et väga lühikesed on need meeste väljakul oleku ajad nüüd 10-12 sekundit. Aga ju see on Kondrationi taktika. 73-68 Kalev juhtimas. Keegi muutus palli vahepeal. Jaa, see oli Spartak, on õige. Hüppepallist läks pall tagasi, spartaklased puutusid seda ja pall läks seejärel üle otsajoone, nii et 4,5 minutit teist poolega veel mängida. Uusmaa. Tema katmisega on nüüd Grishajev isegi tegemas. Sokk. Metstak. Kuusmaa. 25 sekundit palli hoidnud, Kuusmaa viskab mööda ja Nagel ei saa lauast kätte. Panov on peremees. Jevgeni Kissuurinilt ühe vabaviske juures esimene korv ja 4 minutit enne teise poole ja lõppu 73-70 Kalevi eduseis. Kuusmaa. Šetinin 4. viga. Nelja veaga on nüüd 4 mängijat Spartakis. Kissuurin, Panov, Pašutin ja Šetinin. Kalevlastest 2 meest 4 veaga. Babenko, kes on ka väljakul, ja Rauno Pehka, kes praegu vahetusmängijate pingil. Aivar Kuusmaa 74-70, 3 minutit 49 sekundit enne teise poole ja lõppu. 75-70 Kalevile. Sarkov, Grishajev ja Metstak saab palli vahelt kätte. Kuusmaa. 3,5 minutit mängida. Sokk. Babenko, uuesti Sokk. 20 sekundit pall Kalevi käes. Kuusmaa. Ja kaotab palli. Ja Sarkov kaotab palli. 3 minutit jääb mängida nüüd. 75-70. Kuusmaa. Sokk. Jällegi 25 sekundit on palli hoitud. Tiit Sokk läheb viskama. 70-77, 2 minutit 35 mängida. Sarkov viskab kaugelt peale, aga vea hinnaga vist takistasid praegu kalevlased. Kohtunikud ei ole midagi näidanud. Grishajevil on huul verine. Kohtunikud palusid teda minna arsti juurde. Kas Grishajev kasutab seda õigust või mitte? Ja mis üldse saab? Praegu on nii segane olukord väljakul. Üks asi on selge, vahetus tuleb. Sarkov, see viimane patune, kes kohe peale viskas ja mööda viskas, võetakse ära mängus ja väljakule saadetakse number 9 Vassili Karassjov. Seitsekümmend 70 on tablool ja nüüd arst läheb Grishajevi juurde. Arstiabi ei ole vaja. Rünnaku õigus kalevlastel ja 2,5 minutit jääb veel mängida. Sokk. Tema katmisega on tegev praegu Karassjov, Nagel, uuesti Sokk. 15 sekundit palli hoitud. Kuusmaa. Proovib 3-st, ei lähe. Metstak teeb vea.
esimene viga Metstakil. 2 minutit ja 6 sekundit mängida. 70-77. Aleksandr Hartšenkov on valmis vabaviskeid viskama. Niivõrd vana kala kui Aleksandr Hartšenkov ka on, ei eksi. 71, 77 ja 72, 77. 2 minutit jääb mängida. Kuusmaa. Panov lükkab palli auti ja kalevlastel jääb veel 10 sekundit aega rünnaku lõpetamiseks. 18 minutit, 14 sekundit mängitud, kui Kalev teeb vahetuse. Nagelit asendab Rauno Pehka. Pabenko siin tagamängija kohal. Sokk 25. Ja Tiit Sokk jällegi väga raskes positsioonis seekord mööda ja Margus Metstakile veel viga. Teine viga Metstakil, aga nüüd järgnevad jällegi vabavisked. Minut 36 sekundit on veel mängida. 72-77, kui Spartak teeb vahetuse ja Hartšenkovi asendab Pašutin number 7 all. Närviline on see märk, aga palju on ka mängus. Spartakil selleks, et omada veel lootust homsele kolmandale kohtumisele tuleb tänane mäng võita. Kalevil aga piisab, et tänane kohtumine võita. Kuldmedalit riputatakse neile kaela. Seitsekümmend 72. 1 minut ja 20 sekundit tuleb vastu pidada. Pehka 20 sekundit palli hoitud. Soku vastu mängib nüüd Panov, 4 veaga Sokk läheb läbi ja talle tehakse viga. Peab tõstma number 8, Grishajev. Grishajevil on see alles esimene viga. Minut 9 sekundit jääb veel mängida, 77-72. Tiit Sokk on vabaviskejoonel valmis. Karasin annab viimaseid näpunäiteid ja väga napilt. 78 ja 78, 72 jääb, sest teine läheb ikka mööda. Millega vastas Spartak, peavad nad kohe minema ruttu viskele. Panov lähebki. Esimene mees, kes täna peab 5 veaga lahkuma, on Rauno Pehka, aga mängis ta väga tublilt. 57 sekundit jääb veel mängida. Spartak 6 punktiga taga, aga Gennadi Šetininil võimalus seda 6-punktilist kaotusseisu vähendada, sest tal on 2 vabaviset. 1-1. Esimese realiseerib 73-78. Ja teise viskab samuti sisse. Üle välja käiakse peale. 4 punktiga on kalevlased ees. Grishajev teeb vea. Temale on see teine, 52 sekundit jääb mängida ja nüüd praegu kasutusel olevate määruste järgi ei saa vabaviskeid võtta, vaid pead vabaviskeid viskama. Ja küll ja out ei saa võtta. 79-74 Aivar Kuusmaalt. 52 sekundit. Ja teine tabas 80.
Karasjov, Grishajev. Tublilt mängib veel kaitses. Pabenko, Metsnak läheb ise, pikalt viskab mööda. Pabenko jätab selle palli korvi ja usun, et see oli võidukorv. 30 sekundiga 8 punkti Spartak enam tagasi ei suuda teha. Viskab mööda veel ka Grishajev. Viga Karasjovile. 24 sekundit jääb mängida. Karasjovil 4. viga. 82-74 on mängu juhtimas kalevlased. Aivar Kuusmaal on kasutada veel vabavisked ja 24 sekundit. kolm, 74 ja 42-aastase vaheaja järel on siis Eesti meeste korvpall jällegi Nõukogude Liidu meister, julgen seda nüüd öelda, sest 9 punkti 24 sekundiga on juba väga-väga raske, no peaaegu võimatu tasa teha. Rahvas on juba tõusnud püsti ja praegu on tegu sellega, et korvi konstruktsioonid paigal püsiksid. Aivar Kuusmaal on kasutada veel teine vabavise. Kohtunikud pühivad põrandat, et mehed ei libiseks. Kuldmedaliteni 24 sekundit. Aivar Kuusmaa viskab mööda. Panov läheb, keegi talle enam peale ei tule. 83-76. Karasjov teeb veel oma 5. vea. Tiit Sokol kasutada vabavisked juba seisul 83-76, kui 13 sekundit jääb mängu lõpuni. Šetinin läheb viskele, viskab mööda. Pabenko ei saa seda palli päästetud, aga 6 sekundit jääb veel mängida. Kuldmedalit 6 sekundi kaugusel, 76-85 on veel Spartakil võimalus kaotusseisu vähendada, võib niimoodi öelda. Nagel teeb veel 3. vea, 3 sekundit enne mängu lõppu, aga see enam mängu käiku ei otsusta. 3 vabaviset on spartaklastel. Ega seda viga enam vaja küll ei olnud. Las oleksid kas või selle viske ära visanud. Jevgeni Kissurin. Mulle on jäänud selline mulje, et see mees vabavisete realiseerimisel on küllaltki nõrk, sest ka esimesel poolel viskab ta väga mööda. Ja siin läheb ka kaks vabaviset mööda, 3. on tal veel. No nüüd suutis ühe siiski sisse visata. 85-77. 3 sekundit on mängida. Kes siis viskele veel läheb? Või üldse enam keegi ei lähe? Kuusmaa saab palli, viskab veel peale, ei taba, aga kõlab õigust üle. 85-77 on kohtumise võitnud Kalev ja nüüd on see 2-aastase vaheaja järel tulnud Nõukogude Liidu meistriks. Ja nüüd annab Moskva esindaja Dubov Kalevi meeskonna kaptenile Aivar Kuusmaale üle suure kristallvaasi. See on Nõukogude Liidu käesoleva aasta meistritele mõeldud. Meeskond
ilma sponsoriteta ei oleks sel aastal läbi saanud ja käime ka selle nimekirja läbi, kes on üldse klubi Kalev asutajaliikmed, sponsorid. Need on Fortius, Vasar, Estcomp, Exim, Edot Vilde Maja, Kooperatiiv Saak, Orto, Eesti Teemant, Universaal, Saare Dolomiit, Top, Hotell Olümpia. Soome Vabariigist PLK Group, samuti on aidanud ja õla alla pannud Rafter, Andris ja teised kollektiivid, nii et suur tänu kõigile neile. Ilma nendeta klubi Kalev ei oleks eksisteerinud, ilma nendeta võib-olla ei oleks ka meeskond tulnud nii kõrgele kohale. Hõbemedalid saab Leningradi Spartaki meeskond. Finaali vastane oli tugev, aga seekord Kalev oli veel tugevam. Aivar Toomiste, Aivar Kuusmaa, Tiit Sokk, Ivo Saksakulm, Margus Metstak, Andrus Nagel, George Jackson, Sergei Babenko, Marek Noormets, Aleksander Karavajev, Gert Kullamäe, Rauno Pehka. Peatreener Jaak Salumetsa käes Kristall Vaas, mida Jaak Salumets, Riho Soonik on 6 aastat meeskonnaga teinud, seda on teada, alustati 38. kohalt ja 6 aastaga tõusti Nõukogude Liidu esimeseks meeskonnaks. Medalid saavad kaela Aivar Toomiste, Aivar Kuusmaa. Ja nüüd võib juba kindlalt ka välja hüüda need eriauhinnad, mis enne veel olid nagu küsimärgi all. Aivar Kuusmaa ja Tiit Sokk abikaasadega sõidavad Singapur, Malaisia puhkerekkele Sputnik Viro abil. 10 000 marka ühisettevõtte ehitusfirmat Mark Ruubilt meeskonnale. Ja siin Rauno Pehka saab kätte välja teenitud autasud, samuti Gert Kullamäe. Meeskonnas tegid kaasa veel Tair Tenno ja ka pisteliselt veel üks pikakasvuline kalellane. Praegu oli just veidi see hetk, kus Ameerika Ühendriikide kodanik sai siis kätte Nõukogude Liidu meistrivõistluste kuldmedali ja sellest me juba rääkisime, et see on tõesti omamoodi saavutus, sellist veel olnud ei ole ja esimene jääb ikkagi esimeseks. Poljakov oli see mees, kelle nimi jäi veel mainimata, kes samuti meeskonna juures harjutab. Kahjuks, et ei saanud Indrek Rumma siin turniiril enam mängida vigastuse tõttu, aga meeskonna juures ta on ja treeninguid ta teeb ja sellelt noorelt mängumehelt oodatakse veel palju. Aleksander Karavajev, 3. medal Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt, esimene aga Kalevi koosseisus. Marek Noormets, noormees, kelle paremad päevad peaksid veel ees olema. Arenguruumi on,